Tere tulemast Point TV-sse. Minu nimi on Anton Lember. Täna on meil teile ette valmistatud päris pikk jutt. Täna räägime teile lamineerimisest. Fotopoint pakub uue teenusena klientide huvidele ja soovidele vastu tulles lamineerimist. Mina olen siin Kaubamaja esinduses koos Fotopointi digilaborant Siimuga, kelle käest mina küsin, et milline see lamineerimisteenus välja näeb, missugused teenused paketti kuuluvad? Paketti kuuluvad erinevad paberisuurused A3-st kuni väikse visiitkaardini. Need on meil siin näha ka. See on siis visiitkaart. Jah, täpselt. Siia läheb paber sisse ja saab mõlemalt poolt ära lamineerida. See on siis... See on A6 formaat. Siia sisse läheb tavaline 10x15 albumpilt ka. Jah, täpselt. Nii, siia läheb... A4 formaat. Ja see on siis A3. Aga... Ja... Lamineerida saab siis nii mõlemad matti kui läikivat. Läikivat paberit. Jah, täpselt. Aga neid kilesid ennist? Neid on samamoodi matti ja läikivat. Neid on meil siin näidised ka. Matt ja läikiv. Kuidas nad välja näevad? On näha, et matt ei läigi absoluutselt vastu. Ta teeb värve natuke tuhmimaks, mulle tundub. Aga jah, peegeldusi ei ole absoluutselt. Kuidas see protsess välja näeb? Mul on siin kuskil üks diplom edvistamiseks, korrektne eesti keel, õigekirja reeglid igapäevases suhtlemises. Et ma klientidele kirju kirjutades lavasid vigu ei teeks. Kuna ma olen nii edev, siis ma lasen selle enda ära lamineerida. Mina tõin siin edvistamise pärast selle diplomi, aga mida inimesed üldiselt lamineerida toonud on? Mille järgi see vajadus on? On toodud erinevaid sünnipäevakaarte, erinevaid ise tehtud lauamänge, diplomeid samamoodi erinevatele üritustele. On mingeid piiranguid ka, mida siia lamineerimiskile sisse panna võib ja mida see ei kannata välja? Piiranguteks on siis paberimõõt esiteks ja siis paksus, et maksimumpaksus oleks 2 A4 fotopaberit. See on selline... See on päris palju paberit tegelikult. Jah, võrdlemisi. Ma ei tea, kas üks paber saabki nii paks olla. Päris paks kartong. Jah, 3-4 printimispaberit tavalist. Aga kas näiteks mingit kangast saaks lamineerida? Ma usun, et kangas ei peaks sellele kuumusele vastu, et see võiks oluliselt tema omadusi muuta. Okei, aga panete siia masinisse sisse, vaatame, mis ta siit teeb. Presidendi pilti tohib lamineerida? Ma usun ikka, peab kauem vastu rohkem ilu vaadata. Aga kas ma oma kassi võin ära lamineerida? Ma usun, et see ei mõju kassi tervisele väga hästi, ja loomakaitsjad kindlasti tauneksid seda. Aga kui ma tulen 500 eurisega ja soovin seda ära lamineerida, kas seda tohib? Minugi poolest. Ja siis kui maksta tahan teenuse eest, siis ütlen, et võtke sealt 500 eurosest maha. Selle sama 500-sega ma arvan, et ei tule toime. No, ongi valmis. Kas ta on kuum ka või? Natuke soe. Ja kohe kasutus valmis. No palju uhkem tunne. Ma leidsin siit leti nurga pealt ühe Kaubamaja visiitkaardi ja lunisin Siimu käest välja, et ta lubaks minul ka proovida lamineerida. Selle jaoks on siis see visiitkaardi kile. Võib toimida nii, nagu ma ette näitasin. Aga mis siis saab, kui mul on ruudukujuline pilt? See ei ole takistuseks, kui see pilt sobib... Lihtsalt panen siia vahele, siis ta hakkab... Jah, täpselt, hakkab ise vastu võtma seda. Keskele? Võid keskele panna, jah. Ruudukujulist pilti saab ka teha, lihtsalt, et lamineerimiskile toorik peab olema natukene suurem ja selle saab alati lõpus välja lõigata. Ühesõnaga, seda kile saab vabalt tavaliste käeridega nüsida. Seda saab võrdlemisi hästi lõigata. See jääb lihtsalt suurem kile ja paika. Nii see lihtne ongi. Fotopointis saab siis nüüd lamineerida kiirelt lihtsalt.
nii mati kui läikiva paberile vahele ükskõik, mis jääb kuni A3 mõõdu alla ja meenutab enam-vähem paberit. Näiteks diplomid, fotosid, menüüd või ükskõik mida sa tahad õue ilma kätte võtta, tahad minna protestima millegi jaoks, siis lamineeri enne oma plakat ära, et vihmaga tint laiali ei läheks. Näe, helista mulle, mõtlen ka sulle. Mina lähen nii kaua vaatan, millele see lamineeritud paber vastu peab.